Tere tulemast kuulama Off the Record juttude podcasti järgmist osa, kus siis täna oleme kutsunud endale külla Paavo Siimanni, kellega siis proovime vaadata, mis toimub siis meie oma kodu Balti aktsiaturgudel, mis aktsiad on teinud siis viimase 12 kuu jooksul ja pärast vaatame ka seda, kuhu nad siis võiks edasi liikuda. Aga selleks, et siis paremini seda saadet teha, Paavo oli nii tubli ja vaatas siis Balti turu erinevatele aktsiatele otsa. Aga enne, kui me siis konkreetseks lähme, küsikski su käest, Paavo, et kui sa neid numbreid vaatasid, et kuidas tundus, et kuhu siis see Balti turg viimase 12 kuu jooksul liikunud on? Igasugused indeksid on näidanud, et teised saavad nagu paremini hakkama kui siin Balti börs. Aga kui ma siin tõepoolest nädalavahetusel neid numbreid kokku ladusin, siis tuli ka päris mitmeid selliseid positiivseid üllatusi. Et noh, me oleme ju siin positsioneerinud ju selliseks, minu meelest meie börsijuht on ka öelnud, et tegu on ikkagi ääremaaga. Suured institutsionaalsed investorid on lahkunud, saame rahulikult siin omakeskis nagu toimetada, et me nüüd ei teagi, kas me oleme siis butiik või külapood või äkki siis saate lõpuks saame seda teada. Et sellises suhtes, aga väikestes järvedes on ka elu näidanud, et võib suuri kalu kohata ja priskeid kalu kohata. Nii et vaatame sellele peale. Nii et ma arvan, et on nagu pigem nagu üllatuste rohke olnud. Et kui me siin põhinimekirjale keskendume, et ega siin nüüd ettevõtte hulgas ju suuri muutusi ei ole olnud, et hetkel 34 ettevõtet, millest üks hakkab lahkuma. Ja lahkuma see Enefit Green ja no kõik räägivad ju võlakirjadest, et võib-olla aktsiatest räägitakse nagu vähem, et võime seda ka korra puudutada, et noh, see on üldse minu meelest nagu selline teine maailm, et kuidas need investorite hordid nagu liiguvad, et noh, kui siin pikemate ajadelga vaadata, et mingi hetk oli ju ühisrahastus ääretult popp, siis ma ei tea, nimetati iduettevõteteks ka neid ettevõtteid, mis iduettevõtted ju klassikaliselt ei ole ja kõik investeerisid enda meelest iduettevõtetesse, siis Funderbeamis jõuti First Northile. Nüüd ollakse võlakirjadesse jõutud mitmekordselt üle märgitud, et võime siin ka pärast arutada, et kas Balti börsile jõutakse ka aktsiate juurde ringiga mingil hetkel tagasi, nii et selline külaelu käib siin börsil, aga kes dividendi otsib, sellel on seda võimalust saada olnud. Et ma lugesin kokku, et sellest 34 ettevõttest 25 ettevõtet lausa maksab dividendi, et isegi kes nüüd silmad kinni on kuskile pannud dividendi lootusest, sellel oli ka suhteliselt suur tõenäosus pihta saada dividendiga, kas suurema või väiksemaga ja ajalooliselt on olnud ka, et dividendimäärad siin või dividenditootlused on Balti börsil olnud kõrgemad, näiteks võrreldes USA-ga või teiste arenenud turgudega, et selle ebaefektiivsuse eest me siin kõrgemat dividendi oleme saanud ja ma ütleksin, et paljude ettevõtete puhul on see jätkunud. Nii et võib-olla kelle investeerimisstrateegia on olnud selline vahva, tõhus, toimiv dividendiportfell üles ehitada näiteks pensioni lisaks või ümber maailma reisifondiks või nii edasi, et mul osad tudengid on sellised olnud, kes ütlevad, et nemad ikkagi panevad ka dividendi aktsiatesse, et need dividendid on nende iga-aastane reisiraha. Et inimesed on ju erinevad ja see on iseenesest vahva. Nii et dividendi on siit ka saanud, aga varsti vaatame siis ka, et kuidas kogu tootlusega on, et kas kapitali kasvu on ka olnud. Aga teadupärast Balti turg siin viimased paar aastat ju ei olnud nii hea võrreldes teiste turgudega, aga nüüd siis sellel aastal oleme palju või mitmeid turge siis edestanud tootluse mõttes, et mis siis juhtus, et kas siis see makrokeskkond on läinud paremaks, ma ei tea, intressimäärad või inflatsioon on alla läinud või on järsku see sõjahirm ära kadunud, et miks siis meie turg siis sel aastal teistest natuke parem on? Või oskad sa kuidagi kokku võtta, kui sa neid numbreid vaatasid, et mis seal taga võiks olla? No, ma arvan, et mõningast kergendust üldiselt pakub see intressimäärade languse. Et eks ettevõtetel jääb raha üle, inimestel jääb raha üle.
No sõjahirmuga, ma ei tea, ma arvan, et see on väga selline individuaalne teema, et noh, ma ei tea, minu tutvusringkonnas ma olen ikka mõnele ameeriklasele pidanud selgitama, et ma ei ela sõjapiirkonnas, et ja noh, võib-olla mulle endale tundub ka, et ega Lähis-Idas ka kõik sõdivad, eks ju, aga kui ma paar aastat tagasi Jordaanias käisin, siis ma sain aru, et see on ikkagi hoopis teine riik võrreldes sellega, mis seal ümbruskonnas toimub, et eks see emotsioonide virvarr seal börsidel käib nagu edasi, et aga mulle tundub, et noh, kuna meil ju siin mingit tehnoloogiabuumi, tehisintellekti buumi, selliseid asju ei ole olnud, et me mõnes mõttes ikkagi elamegi üks oma külaelu, noh nagu ma ei tea, Aafrikas on ka mingid hõimud, mis elavad ju ilma internetita ja teises maailmas, et mulle kohati tundub, et me elame ka oma elu, et vahel suurtest võitudest ei saa aru, aga kõikidest Trumpi säutsudest ja Musk'i tegevustest ka pihta ei saa. jah, ma arvan ka, et võib-olla üks põhjus võib olla selles, et me nagu nii pikalt olemegi siin külgsuunas liikunud, on ju, et lõpuks ju peavad need suhtarvud ka investorite jaoks atraktiivsemaks muutuma, et tegelikult päris odavalt on siin saanud neid erinevaid aktsiaid osta, et pärast vaatame nendele suhtarvudele ka otsa, aga ma arvan ka, et üks põhjus võib olla seal, et paisu tagant nagu vaikselt oleme saanud minema ja eks osad ettevõtted on oma tulemustega silma ka paistnud, et tõstab ka see investorite sentimenti. aga nagu sa mainisid, siis päris hästi on osadel ettevõtetel läinud, dividende ka tulnud, et kas sa ise oled ka enda portfellis siis Balti turu mõttes siis, ma ei tea, midagi ostnud, midagi müünud? noh, mulle üldiselt see Balti turg meeldib nagu selles osas, noh, võib hästi paar sõna niimoodi ajalooliselt rääkida, et mingil hetkel, kui ma just oma seda portfelli dividendi poolt üles ehitasin, siis ma nägin, et Balti turg on siin väga mõistlik, ehk siis umbes 10 aastat tagasi, kui mul oli just see dividendiportfelli tegemise fookus. Praegu ma sellises, ütleme nii, ei ole võib-olla sellises klassikalises flow's olnud, et seoses vajadusega suurema eluaseme järgi ma tegin sissemakse uude eluasemesse ära ja võib-olla see oli ikka päris huvitav tunne niimoodi investori psühholoogiliselt, et raha vahepeal portfellist välja võtta, et muidu sa oled nagu, ma ei tea, 99% ajast sinna kogu aeg juurde pannud. et me võime sellest kunagi eraldi nagu rääkida, aga jah, minnes nagu seda teist teed, et ma siin ma likvideerisin nagu osaliselt ka mõned Balti börsipositsioonid sellepärast, et osa oli sellepärast, et võib-olla nad olid liiga väiksed, et oli midagi ajalooliselt jäänud või ma ei tea, no sain näpuotsaga Tallinna Sadama aktsiaid kunagi, olid need jäänud või võtsin kunagi prooviks Sepsorit, aga ikkagi suutsin enne dividenditeadet siis maha müüa, et ja ajalooliselt Silvano oli minu üks nendest headest dividendiaktsiatest. ma olen seda positsiooni küll juba ammu vähendanud ja siis ma vähendasin seda veel, näpuotsaga küll jätsin, et ikkagi sellest hasartmängust natuke veel osa saada, et jah, mina olen võib-olla praegu olnud lihtsalt niimoodi eraelulistel põhjustel sellises faasis, et olen müünud. aga küsiks kohe selle juures siis seda, et kas sa pigem siis müüsid Balti aktsiaid või siis müüsid portfellist nagu igalt poolt siis, et nii ka, ma ei tea, välisaktsiaid või oli esimene valik ikkagi siia koduturul? Ma tegelikult tegin niimoodi, et jah, Balti ja siis ma likvideerisin natukene oma rahapositsiooni, noh, kuna ma ühisrahastusest, noh, Mintosest tulin üldse välja siin mõni aeg tagasi ja ühisrahastusest olen nagu välja tulemas, et siis teiselt poolt sealt ka, et noh, kuna meil siin kõigil on osa ka iduinvesteeringuid, siis teatavasti selle likviidsus on madal või noh, võib öelda ka olematu kohati, et sealt lihtsalt tehniliselt ei ole võimalik seda teha, et võib-olla siis ka kõikidele, kes siin oma investeerimisportfelli nagu mõtlevad ja teevad, et tasub alati ka likviidsust omada, et siis sellistel juhtumitel saab seda ära kasutada. et see on huvitav jah, et
tean teisi investoreid veel, kes on ka, ma ei tea, kodu ehitanud või vahetanud, et siis esimene valik on ikkagi Balti turul raha teha, et siis hiljem alles mujale minna, et aga Jake, küsin su käest ka, et mis sa ise oled see aasta Balti turul teinud, et oled ka midagi ostnud-müünud, kas tuleb midagi meelde? no ma Paavoga astusin samasse ämbrisse, et müüsin Hepsori enne maha, kui tuli siin mingi dividendi ettepanek ja siis aktsia tegi päris korraliku pöörde, et võtsin enne selle miinuse vastu. aga ja ma igaks juhuks korra segan, et ma suutsin Enefiti ka enne maha müüa sellesama korteri sissemaksu käigus või eluaseme sissemakse käigus nagu. no mul läks Enefit samamoodi miinusega maha ja siis tuli tagasiostu pakkumine, nii et kaks ämbrit korraga ära kolistatud. Äh, nüüd, mis ma viimati tegin, viimase paar päeva tagasi müüsin Coop Panga maha. ehk siis nüüd ootame, et Coop Pangal tuleb ka mingi pivot ja hind tõuseb veel 50%. Nagu siin teistega on juhtunud. aga muus osas ei ole teinud, et ma praegu mõtlengi, et mul on vaja natuke likviidsust tekitada ja siis nüüd ma ootangi põnevusega Paavo analüüsi, et millised aktsiad ma siis müüki panen ja kust ma välja saputan seda likviidsust. et kas ma võin öelda, et nagu tõekomisjon on kogunenud, jah? jah, täpselt. nojah, selles mõttes, et kui ma ise nagu enda tehinguid vaatan, siis ma müüsin ka Coopi müüsin maha, aga suures osas olen ikkagi ostnud, et mingi hetk ostsin LHV-d juurde, siis ostsin seda vana Šiauliau pankast ostsin juurde, siis Efton United Property Fundi olen natuke juurde ostnud, et ikkagi suhtarvud mingi hetk tundusid nagu päris soodsad, et vaatame siis pärast, kus seal tabelis need ettevõtted nagu positsioneerivad ennast. aga enne kui sinna selle tabeli juurde lähme, siis viimane küsimus veel, Paavo, sinu enda portfelli kohta, et oskad sa enam-vähem välja tuua protsentides, et millest sul täna portfell koosneb siis varaklasside lõikes, et kui palju on, ma ei tea, Balti turul, kui palju on võlakirjades ja muudes varaklassides? noh, mul on olnud siis noh, lähtuvalt oma isikukoodist nagu selline siht, et pool on kapitali kasv ja pool on sellist jooksvat sissetulekut teenivad finantsinstrumendid. et seal viimastest on siis dividendiaktsiaid ja võlakirju ja muid laenuinstrumente ja siis kapitali kasvu pool, ma arvan küll praegu nüüd tänu sellele, et Planet 42 enam ei ole, on kapitali kasvu pool alla 50%, et ta on kuskil seal 35 kandis. nii aga et kas rohkem on praegu kui proportsioonidest rääkida, siis sellist jooksvat sissetulekut tekitavaid instrumente. aga oled sa midagi ka USA turult juurde ostnud või pigem nüüd oma tabeli ära tehes vaatad, et pigem võiks ikka Balti turule raha suunata? no ütleme niimoodi, et kui ma lapsele siin portfelli käima panin, et siis jah, see investeering tuli sealtkandist või see fond tuli sealtkandist, et ei ole üksikaktsia ja ma vaatan, tal läheb täitsa hästi, et no kui vaadatagi year to date tootlusi, siis noh, SB500 on praegu teinud 1,74%. aga kui me vaatame Tallinna indeksi, siis see on ju peaaegu 20% tootlust teinud, et kes siin aasta alguses võib-olla esimest korda on investeerimisega alustanud, siis kes alustas Balti börsil, on päris korraliku tootluse teinud. ja kui me võtame kõik kolm turgu siis nii-öelda Eesti, Läti, Leedu indeksid kokku, siis keskmine tootlus on pea 17%, et see päris muljetavaldav tootlus siin 6 kuu peale, et ma arvan, et ma juba põnevusega ootan seda tabelit, et võtamegi äkki Paavo selle tabeli lahti ja vaatame sisse, kus need numbrid nagu kokku jooksevad siis. jah, võib-olla isegi enne seda veel, et võib-olla see on, kui me oleme siin rääkinud ja et see emotsioonide osa börsidel järjest suureneb, et kui sajand tagasi tehti ikkagi väga palju otsuseid lähtuvalt numbritest ja fundamentaalnäitajatest, siis praegu ikkagi ka teadusuuringud on ju näidanud, et see emotsionaalne ja turusentiment ja kõik mõjutavad nagu päris palju, et mul tekkis kuidagi niisugune tunne, et ma mäletan vist Äripäev, kui ma siin aasta lõpul mingi intervjuu andsin, pani sellise pealkirja, et hoidsin toolist kinni, kui odavad on Baltikumi aktsiad. et sellise, noh, kuna ikka
et klõpsatakse, et võib-olla tõesti see ka selline fundamentaali pool ikkagi siin Balti börsil on natuke nagu kohale jõudnud, et no aga võib-olla siis vaatame, et ma jagan seda ekraani, et kes meid vaatavad videost, et nendel oleks siis üks lihtsam kaasa vaadata, et ma tean, et Off the Recordi kuulajate hulgas on palju inimesi, kellele numbrid meeldivad, et selleks siis ja ma tean kindlasti ka inimesi, kellele meeldivad värvid, et siis ma olen nagu teinud värvilise tabeli. Nii on väga hea lihtne vaadata. ja, ja mida ma tegin, ma võtsingi siis Balti börsi ettevõtted ja et ikkagi võimalikult värsket infot ära kasutada, siis võtsin selleks aastaks 6. juuni 24 või 7. juuni 24 kuni 6. juuni 25. Et võimalikult värskete andmete põhjal ja no võib-olla pisut kunstlikult, aga ma võtsin siis siia juurde nüüd 25. aasta dividendi tootlus, et kuna meil siin on heaks, ma ei tea, või traditsiooniks saanud, et börsil on jõuluaeg meil teises kvartalis ja enamik dividende on juba praeguseks teada välja kuulutatud, kõik ei ole küll välja makstud, aga ikkagi nad on kõik välja kuulutatud ja teada. et mõne 4 erandiga, kelle kogu dividend, mis 25. aastal välja kuulutatakse, ei ole veel teada, aga nendel ma arvutasin siis lähtuvalt dividendipoliitikast. Nendel kõigil on dividendipoliitika olemas. Tegin lähtuvalt need arvutused, need olid siis Delfin, Elering, siis ka Ignitis maksab poolaasta kaupa, aga need on väga kindel poliitika, et 3% võrreldes eelmise aastaga on siis näiteks nende hulgas. Aga mis ma siis nagu, noh, võib-olla hakkame nagu peale siit, et ma panin siis aktsia aastase kapitali kasvu ehk siis aktsia hinna muutus protsentides selle aasta jooksul. Jah, noh, nüüd see on tõesti hetk võrreldes mingi hetkega, et ma ei tea, siis Jake ütleks, et foto, mitte film, jah. Et võib-olla nädala pärast on juba kõik teistmoodi ja oleks hoopis teine foto, aga noh, mingil hetkel tuleb ju seda temperatuuri kraadida. Et noh, et Merko puhul ikkagi minu meelest oli ka juba eelmisel kevadel ennustatav, et nad teevad hea tulemuse, panevad hästi, aga et nad nii hästi panevad ja see aktsia hind nagu sellise, noh, ma ütleksin kohati ka ikkagi jah, emotsiooni sisse saab. et see oli nagu suur üllatus. aga vaatamata sellele, et kui ma selle eelmise reede hinnaga need dividendi tootlused olen arvutanud, et ka selle üle 30 eurose aktsia hinna pealt ikkagi see, et tootlus tuleb. aga Merko puhul kohe küsiks, mis sa arvad, kas see on nagu jätkusuutlik oodata sellist, ma ei tea, dividendi ka järgmine aasta või ikkagi oli sihuke erakorraline no nagu kasum? esimene kvartal läks tal ka hästi, et kui nagu meenub, siis Merko iseenesest, kui ta kirjutab oma tegevusaruannetesse neid tulevikku välja vaatavaid osi, noh, tegevusaruande üks kohustuslik osa see on, et juhtkond peab ka nagu oma nägemuse esitama, et pigem nagu alati pessimistlik, et ärge midagi väga suurt oodake, aga noh, tegelikult on nad ju hankeid võitnud. Võib-olla noh, Merko eelis on ju see, et ta ehitab ja arendab, et nad vahel saavad ka nagu kuidagi öeldakse balansseerida, et kui ühest teenib vähem, siis teisest rohkem ja nii edasi. Need proportsioonid on neil nagu ajaliselt muutunud, aga tegelikult ikkagi neil maid on ju ostetud ja ka Eestist väljaspool. Ma ei tea, Rail Balticusse annavad ka oma panuse, eks sellistel ehitusettevõtetel ka riigihanked ole olulised ja sellised suurprojektid, et noh, vahel, mis võib tekitada nendel ettevõtetel, kes kinnisvaraarendusega tekivad, et võib-olla ma olen näinud, et turul tekib nagu segadus sellest, et kasumi kajastamine on nagu finantskeeles tekkepõhine ja see tulu tuleb arvestada tekkepõhiselt, ehk siis kui need tööd on nagu ikkagi üle antud või kui korter on müüdud, asjaõigusleping on sõlmitud, aga noh, raha võidakse ju varem teenida. Et rahad võivad liikuda hoopis eri aegadel, et dividendi maksmise puhul ikkagi peetakse ka silmas neid rahalisi laekumisi, et selles mõttes need arendusettevõtted on natuke keerulisem analüüsida, et ei ole nii lihtne nagu, ma ei tea, jaekaubandus, et inimene maksab ära ja ettevõttel on tulu ka kohe olemas,
nii et mingeid kõikumisi, kvartaalseid kõikumisi võib olla, et noh, minu meelest üks legendaarsem kõikuja üldse kinnisvaraarendajatest on vist Arko Varad olnud, kes, kui ma ei eksi, 23. aastal vist üle 90% oma aastasest müügitulust teenis 4. kvartalis. et jah, et siis sellise teadlikumal kuulajatel tasub siis olla võib-olla vähem emotsionaalne ja ikkagi vaadata, mis seal bilansis varude real on, et see on võib-olla hea koht, kus neil arendusettevõtetel vaadata, mis seal tulevikus nagu tulema hakkab, et nii et noh, ma ei usu nüüd, et see nüüd sihuke kahekordne aktsiahinna kasv uuesti tuleb, et kuigi noh, ma ei tea, kunagi tundus ju 10 eurot ka Merko aktsia kohta palju ja 5-8 eurot ja nii edasi, et võib-olla see näitab ka sellist piiratud mõtlemist, et või rohkem kastist nagu välja mõelda, aga teevad hästi, teavad, mida teevad. Nii et kindlasti üks suur kala meil siin Balti turul, suur mängija Balti turul, mis on ka likviidne ettevõte. No see järgmine ettevõte on likviidsuse poolest nagu keskmine, aga see oli nagu üldse huvitav minu jaoks, nagu, et ega ma niimoodi regulaarselt ei jälgi Leedu piima- ja juustutootjate uudiseid, et nad on üldiselt jah, minu radarilt nagu maas, et aga võib-olla see siis, noh, kui üldse nagu sellise aktsiate korjega tegeleda, et mitte kuskile fondi panna, et võib-olla see oli ka nagu viga, et Vilkiski pienien ehk siis Vilkiski piimatootjad tegelikult on oma äri hoogsalt arendanud ka Leedu turult välja ja seetõttu tegid hea tulemuse, et aga mis sa arvad, mille põhjal nende see kapitali kasv nii suur on olnud, et kas see on tingitud sellest, et neil on siis numbrid nii palju ilusamaks läinud või lihtsalt sentiment kuidagi, inimesed tahavad osta rohkem piima ja ostavad seetõttu rohkem aktsiat? no nendel on jah tugev müügikasv olnud, et turg on toonud seda, turg on siis, kuidas öeldakse, hinnastanud seda jooksva müügikasvu ja siis nad tegid ühe M&A, et nad ostsid ühe teise ettevõtte ära ja tundub, et see ka turule meeldis, et ja see, et nad tegid dividendimakse ka veel suhteliselt krapsaka siia otsa. et see ikkagi kõik on siis nagu usaldust tekitanud selle ettevõtte vastu, et ma likviidsuse poolest vaatasin, et oli 13. kohal 34 ettevõtte hulgas, et kui vahel nendel Leedu väiketootjatel niisugune tempel, et pole väga likviidsed, siis see tegelikult on ikkagi keskmisest likviidsem. Noh, kui siit toppi veel vaadata, siis on, noh, kui me üldse niimoodi natuke üldistame, et kes siis aastases vaates olid tegijad, et siis tulevadki siin välja kas kinnisvaraarenduse, ehituse ja siis need erinevad Leedu ettevõtted, et ma arvan, et siis osad võib-olla magasid nagu sellise hea võimaluse maha, aga me kunagi ei tea, kuhu see suunda see nagu läheb, et nüüd panustada nende peale on ikka suhteliselt keeruline, et seda kes tahab võib-olla siis mängu ilu või meelelahutusväärtuse võttes, et aga mitte palju. aga noh, Nordeconil ka, noh, minu meelest see on nagu hästi selline kõikuv ettevõte olnud, et nad on küll lubanud olla ka niisugune tubli dividendiaktsia, aga minu meelest mitu aastat ei ole nad dividendi tasunud, et sel korral isegi noh, numbrid oleks nagu välja andnud, aga veel tegelikult ei maksnud ja on siin ju tütarettevõtteid varasemalt maha müünud, et positiivset sissetulekut teenida, aga nüüd need viimased uudised, mis positiivsed on tulnud, milliseid lepinguid ja hankeid neid võitnud on, eks ju, et turule meeldis. Aastane kogutootlus Nordeconi poolt 45% on ikkagi päris hea. Sellega tuleb meelde, et ma müüsin Nordeconi ka maha enne, kui need kapitalitootlused on siin tulnud jälle. jah, eks me peame ka muidugi selliste tootluste puhul jälgima, et kes on olnudki sellised järjepidejad kasvajad, noh, pikas perspektiivis ja kes on nagu põhjadest ära käinud
ja et ega see 45% nüüd ei ole kõigile, et eks ju, kes on võib-olla mingisuguse teisel aastal ostnud ja nii edasi, et eks siis ma igaks juhuks veel ütlen juurde, et me siis kaardistame sellist aastast kogu tootlust hetkel, et aru saada, mis siin börsil toimub või ei toimu, et see ei tähenda seda, et kõigil 45% on, kes kunagi Nordeconi ostnud on, et väike ääremärkus siia juurde. Aga noh, ma kujutan ette, et kuna seal Nordeconil 2023 kuni 2027 strateegia, mida nad seal oma aasta aruandes ikkagi järjepidevalt nagu välja toovad, et seal on öeldud, et nad on hea dividendi maksja, on üks nende strateegiline komponent, et siis palju pole enam jäänud, et seda lubadust nagu täita, et ja siis on KN Energies ehk siis vana nimega Klaipėdos Nafta, kes on siis üldiselt nendel energeetikafirmadel ju see rohepööramine ja nende energiaportfellide selline laienemine on nagu teema, et oma olemuselt on neil ka siis on siin juhtimise muudatusi ja sellist selguse aega ja tundub, et turule on meeldinud, et selles mõttes mul nagu jah, siit paistab nagu välja, et jah, päris paljude puhul ikkagi nagu reageeritakse tulevikku vaatavate uudiste peale ja et siis on nagu see aktsia hind nagu tõusnud. Võib-olla jah, mis siin eristub, on nüüd Silvano Fashion Group, mille ma pakun, et jõulude ajal oli see vist kõige madalama PE näitajaga, kui nüüd miinusega ettevõtted välja jätta, kes kahjumit on teinud, aga kasumit teenivatest ettevõtetest kõige madalama aktsia hinna tulu suhtarvuga, et see oli seal kuskil 4 lähedal. Aga nüüd siin aasta alguses aktsia hind on tõusnud, et see on päris huvitav nagu, et ega ettevõte iseenesest on ju väga stabiilne. Et piltlikult öeldes iga kuu 1 miljon eurot kasumit teenitakse ära, seda on tehtud juba aastaid, väga suuri investeeringuid ei tehta, kui üldse, eks ju, põhivarasse, kes on siin öelnud, et äri Venemaal, äri Valgevenes, jah, äri on neil jah tõesti nagu seal, aga nad toovad selle raha siia Eestisse, et kes on aastaaruannet vaadanud, et kui varasemalt oli see raha neil siin Eestis pangakontodel, siis nüüd on nad pannud üle 3 kuu pikkustesse hoiustusse selle raha. Ja siin reede õhtul kell 23.00 tuli ka siis ettepanek dividendi mitte jaotada, ehkki ettevõtte bilansi mahust 45% on raha ja hoiused. Et mulle tundub, et osad on siis sellisel hasartmängulainel, et kuna kes on võib-olla siin uudiseid rohkem jälginud, et siis eelmisel aastal dividendi mittemaksmine läks suurosanikel nagu napilt läbi. Et kuigi nad ei taha enam neid füüsilisi koosolekuid teha, siis ikkagi kuskil, kes siis hääletasid, siis ikkagi investorid ei ole ühtsed, ma arvan, et kõige põnevama investor kogukonnaga ettevõte nagu selles mõttes, et kus suur ja väikeaktsionärid on väga erinevatel arvamustel ja nad on tegelikult öelnud, et tahaks nagu börsilt ära saada, et võib-olla siis püütakse seda börsilt lahkumise hinda kõrgemaks saada. Nii et et jah, ettevõtte äri toimib nagu kenasti, aga kõik see, mis siis selle aktsiaga toimub ja nad on minu teada või minu arvamusel nagu ettevõte, mis mitte ei taha suhelda, vaid lausa väldib nagu investoritega suhtlemist, et ega seal tegevusaruandest ühte koma teist teada saab, aga nad kommenteerivad oma majandustulemusi ka niimoodi, et müügitulu kasvas a la 10%, aga tahaks teada ikkagi, miks ta kasvas, eks ju. Seda intelligentne inimene oskab ise ka näha, et müügitulu kasvas. Et väga huvitav kaasus iseenesest nagu Balti börsil, et jälgin siis ka sellepärast, et mul seda huvi ka jälgida oleks nagu, et ma lõplikult nagu lahti ei lasknud, et näpuotsaga on mul seda endal ka. Siis Artea pankas, kes siin ka Eestis hiljuti külas käis, on ka kenasti kasvanud. Nemad on võib-olla selles mõttes erinevalt Coopist ja LHV-st, kes ju nominaalselt maksid vähem dividendi,
käesoleval aastal võrreldes eelmise aastaga, siis Arteas selles mõttes nagu ujub nagu vastuvooli ja nad olid üldse sellise huvitava jutuga ju, et tahavad nii kasvada kui dividendi maksta, et noh, üldiselt see tundub natuke selline skisofreeniline, aga nad olid nagu väga enesekindlad, aga noh, B-näitajad, mida me ka pärast vaatame, on tegelikult ikkagi suhteliselt nagu allahinnatud, et ma olen siin eelmise saatekülalise kolleeg Liivamäega ka nõus, et kes lühiajaliselt tahab panustada, et siis pangandusettevõtetesse Artea kindlasti on huvipakkuv. Ja no nad päris hoogsalt ju ostavad endale aktsiaid tagasi ka hetkel, et jah, see ka võiks toetada toetab, seda. jah, see ka toetab ja noh, võib-olla, kes siin kõiki uudiseid ei jooksvalt jälgida, et noh, kuna nendel oli ka M&A ehk siis nagu ülevõtmise tehing siin ja klassikaliselt, mis sellega kaasneb, mingil perioodil see ka vähendab omakapitali tasuvust, sellepärast et noh, see ettevõte toimima saada, sünergia toimima saada, et see võtab tavaliselt aega. Nii et investoril ei tasu nagu muretseda, kui kohe nüüd esimese või isegi vahe 2 aasta jooksul mingi suurem M&A tehing mõjub negatiivselt omakapitali tasuvusele. Ma olen näinud, et vahel see nagu ikkagi juhtub, et võib-olla ka nendest valdkonnast, et kus head uudised on nagu aktsia hinnale mõjutanud, oli ProCapital. Noh, kes siin maikuus tuli ju suhteliselt üks värske uudisega, et ostsid Luteri kvartali ära. Et noh, ega ProCapitaliga ju noh, aastaid ei ole ju midagi nagu selles suhtes olnud rõõmustada, et tulemusi pole nagu olnud, aga nüüd investorkogukond selle üle nagu rõõmustas ja noh, muidugi seal tekib nagu see küsimus, et ega nad praegu teavitasid lihtsalt sellest tehingust. Millal see kõik ükskord kasumiaruandesse jõuab? Et see on hoopis nagu teine maailm, et noh, et kas just peab täpselt sellel ajal olema see investor, kui sa pole veel sinna kasumiaruandesse jõudnud, et see on võib-olla selline filosoofiline küsimus, et mille üle võib nagu mõelda, aga jah, hea näide, kuidas siis jah, tulevikku vaatavad uudised. Noh, kui me siit veel, ega me kõiki nüüd võib-olla jah, ei ole mõistlik läbi käia, aga võib-olla üks huvitavamaid, mis nagu silma hakkab siit kõrgemalt poolt, Infortar paistab endiselt nagu silma. Nad tegid ka oma 3-eurose dividendi taaskord ära ja no põhimõtteliselt nagu täiesti omas klassis ettevõtte, omas klassis suur vaal, et ei tea, kuhu suunda ta järgmisena ujub. Et kelle ta alla ampsab, noh, või kõik siis nagu ära ostab. Et noh, ütleme nii, et eks ju omanikuks on sariettevõtjad ja et kui sa oskad nagu äri teha, siis võid seda igalt poolt teha. No samas nüüd Tallinki tulemused või Tallinkil on ju väga raske aasta algus olnud. Et konkurents on tihe, see paistab ka olema selline valdkond, kus nagu keegi piletiraha maksta ei taha, eks ju, reisijatest kõik tahavad tasuta üle saada, võib-olla siis laeva peal on nõus midagi ostma, ja sõiduautode ja kaubaveol on ka oluline osatähtsus ja siis on veel oluline see, et laevad sõidaksid ka, et niisama kuskil kai ääres ei sõidaks, et sellel juhtkonnal, ma arvan, et väljakutseid nagu jagub, et see täiesti võib-olla huvitav niisuguse võib-olla saate või intervjuu teema nagu, et kuidas sellises kompleksses keskkonnas nagu seda juhtida, ja selles mõttes võib-olla, kui dividendi tootlustest rääkida, Infortar on siin, vabandust, Tallink on siin küll allpoole, eks uudised pole teada olnud, aga noh, eks siis punase värvi taustal üks roheline laik ongi see Tallinki dividendi tootluse. Et noh, ma saan aru, et juhatus on otsustanud, dividendipoliitika on viimased 2 aastat püha olnud. Et ja dividendi on nagu välja makstud, aga noh, vaadates seda aasta algust nüüd ja noh, kuna Tallinki põhjooaeg on suvi ja noh, ma ei tea, suvi pole otseselt nagu alanud veel siin juuni keskel, vähemalt ilmakaardi mõistes, et mulle tundub nagu raske aasta, et ma seda, jah, võime nagu panuseid panna ja aasta pärast uuesti mõõta, aga mulle tundub, et 6 senti dividendi nad küll järgmisel kevadel ei suuda tasuda, kuigi nad nüüd selle tasumise tead nii Infortar, sest nad on ju Tallinki dividendi lubanud edasi kanda. Et selle dividendi, nad on selles mõttes nagu nutikalt ajastanud selle väljamakse, et nad kuulutasid selle küll välja, aga
pool makset siin suvel ja pool makset novembri lõpus. Et sellised raha liikumise planeerimisi on teinud, et noh, et kuna see raha hakkaks jooksvalt tulema ja sügiseks on äkki natuke rohkem põske kogenud, et siis tegelikult ikkagi nad selle 24. aasta eest selle dividendi maksavad 25. aasta lõpuks alles välja, et noh, selles mõttes nagu arusaadav ja nutikas lahendus. Noh, Tallink on võib-olla selles mõttes ka selline väga huvitav kaasus, et kes siin tahab nagu rohkem jah, siin nagu aastaaruandeid hommikuks, õhtuks ja lõunaks lugeda nagu härra Pahvet, et siis vaadata, kui palju neil on lühiajalisi võlgnevusi, siis need lühiajalised võlgnevused tuleb järgmise 12 kuu jooksul ära tasuda. Noh, kui sa just ei suuda neid asendada, aga nad on ikkagi võtnud sihiks seda võlakoormust vähendada, et tegelikult suur osa teenitud rahast, mis neil tuleb jooksvast äritegevusest, läheb nende võlgnevuste katteks ja intressimaksete jaoks. Et siin jah, ma arvan, et aktsionäridele jääb siin nagu vähe, et see mingil määral kindlasti ka Infortari nagu survestab, aga aktsiahinnasse praegu ka need viimased uudised nagu peegelduvad. aga kui sa selle tabeli nagu ütleme talumist otsa vaatad ja Tallink praegu välja jätad, kas sind ennast üllatas veel midagi siit, mis sa nende numbrite peal nägid? Võib-olla, mis oli minu jaoks nagu, millest ma ei olnud ise nagu väga süvenenud, oli see Indexo. Eks ju, noh, ma saan aru, et see nagu rahvasuus on kohati teda Läti tulevaks nimetatud ja kuigi nad said ju pangalitsentsi ka ja Lätis pole ju vist ka ammu uusi pankasid tehtud, et turg ei ole tegelikult neile nagu halastanud, et nad on ju siin, et noh, võrreldes PR Foodsi ja Novatursiga, neil on ju täiesti teine lugu. Ehk siis nad on alles nagu alustamas oma teekonda. Ja noh, ega alustaval ettevõttel kulud juhtuvad enne kui tulud ja väljaminekud on enne kui sissetulekud, et nad kas nad tulid vale hinnaga börsile või tegid oma IPO või siis turg neid nagu karistab, et nad nii aeglased on, aga nad on ise oma ütlesustes, ma vaatasin ikka suhteliselt ambitsioonikad, et tahavad siin juba aasta või sealkandis juba tasuvuspunkti ületada ja nii edasi, et see võib olla nagu koht, et kui nüüd nagu tiimi usaldada, eks ju, kuskilt muid mingeid punaseid lippe ei lähe, et ei teki, et äkki nad oskavad seda teekonda teha ja tegelikult oleks see koht, jah, mille üle nagu mõelda, et siin PR Foods ja Novaturas, eks on hoopis teine lugu, et ettevõte on võib-olla sellisesse faasis praegu, et kus nad võitlevad nagu ellujäämise nimel. Et Novaturasest nendel esimese kvartali aruannetki pole veel, et ega nagu täpselt aru ei saa, mis toimub, et noh, kuigi see reisifirmade omapära on see, et nad ju teenivad raha enne, ehk siis nad müüvad sulle selle puhkusepaketi või mingi tuusiku enne maha, kui sa tegelikult ju reisile lähed, ehk nad sulle selle teenuse osutavad. Ehk siis nad on selles mõttes nagu vastupidavamad, ehk siis pankrotistumise suhtes, et nad suudavad nagu kauem vastu pidada kui need ettevõtted, kellel on pikad maksetähtajad, noh näiteks mingitel tööstusettevõtetel, kellel võib olla raskusi, eks ju, raha kättesaamisele, et PR Foodsil jah, et kui nad oma klientide käest raha kätte ei saa, siis on kõik nagu halvasti, aga Novaturs, kui müük käib, siis raha tuleb nagu peale, et selles mõttes natuke sellised erinevad lood, aga jah, nad on võib-olla osadele investoritele sellised kohad, et kellel portfellis on hetkel, et kas see on nüüd see koht, noh, kui üks tüüp viga, mida me kujutan ette, me vist kõik teinud oleme, et me ikkagi loodame, et taastub selle asemel, et see kahjum välja võtta ja eluga edasi minna, aga tegelikult ju noh, näete, et ega siin kogutootlused negatiivsed on ainult 5 ettevõttele. oota, see on päris hea tulemus ju, 34 aktsiat on ja kõigest 5 on negatiivne tootlus olnud. Jah, et tegelikult see nagu näitabki seda, et vahel see emotsioon, mis ma ei tea, kuskil erinevates vestlustes aset leiab, et on nagu negatiivsem, et tegelikult meie ettevõtted ju toimetavad ja võib-olla nad on hädas, et nad teevad ju head tulemust, et no mis see LHV vist oli ju pikalt selle ohver, nad tegid ju häid tulemusi, aga aktsia pani kogu aeg külgsuunas, et tee, mis sa teed nagu,
aga noh, nagu ma siin näiteid tõin, siis tegelikult osadel ettevõtetel need viimased uudised on nagu seda kapitali kasvu siin toonud, et nüüd oleks oluline, et see head uudised ka tegelikult siis headeks majandustulemusteks realiseeruks. ja siis ma arvan, seda usaldust nagu Balti börsi vastu taastub, et mis mul võib-olla kui endal ma veel siit silma korra jääb jah, veel on näiteks jah, kui ma Elering võib-olla Grupp, et jah, kui ma korra siin isegi filtreeriksin just täpselt Elering Grupp, et kui ma panin siia, võtame praegu siin, me võime jah, no Elevingi küll dividend on mul praegu arvutatud lähtuvalt sellest, mida ettevõte on lubanud, sellepärast et nemad on lubanud ka avanssdividendi maksta 2025. aasta esimese poolaasta eest sellel aastal. aga noh, kuna see aktsia hind ju nagu lennanud ei ole, aga samas esimesed dividendid on makstud. noh, kui me võtame siin tabelit juba hakkame vaikselt nagu laiemaks võtma, et näitame siit seda Elevingi, siis noh, omakapitali tasuvus 33%. et tulemused on väga head, et kui siin võlakirjadega konkureerivad, ma ütleksin, et siin saab olema jah, nagu hea nagu jälgida, et mis siis turg siis sellest nagu arvab, et äkki siin midagi pöördub kapitali kasvuks ka, et noh, siin on punaseid lipukesi olnud, et mida siis suuromanikust arvata ja nii edasi, aga kui tulemused ja mingisuguseid jamasid välja ei tule või ei juhtu, et noh, võib-olla selleks üks see koht, kus on nagu potentsiaali, noh, alati tasub, eks ju, investorid on erineva profiiliga, et ega võib-olla ütleb kohe, et mina mingitesse laenuvahendajatesse ei investeeri, et ostku oma Ugandas oma mootorrattad ise, mitte siin jah. aga näete, et äri toimib ja äri toimib ja ja kui siin nagu vaadata sellist noh, võib-olla kerget analoogiaettevõtet nagu Delfini, et ega siis sisuliselt on sama pilt. nii et ma ei tea, siin humoristid on ju ka öelnud, et finantsvahendus, tarbimislaenud toimivad igas majandustsüklis. et siis numbrid on nagu rääkinud, et arvame, mis me siin nagu arvata võime ja nad on jah, praegu ka suhteliselt soodsa hinnaga, et kapitali kasvu ei ole need head majandustulemused nagu hetkel läinud. et see oli see, mis silma hakkas. no mis võib-olla veel, noh, alati huvitavad need igasugused Tallinna ja Harjumaa ettevõtted, et noh, Tallinna Kaubamajal on siin nagu keeruline olnud. et noh, kuna nad on ju ka selles autosegmendis ja nii edasi ja kaubanduses on üldiselt ka selline tihe konkurents ja see tarbijate kindlustunded, mis teevad, et noh, võib-olla jälle see on see koht, kus võib öelda, et parimad investeeringud tehakse halvimatel aegadel, et kui nüüd peaks äkki jälle majanduskasv meie õuele laabuma, siis ju kindlasti paljudel inimestel rahakotirauad lähevad lahti, automaksuga harjutakse ka ära noh, ja neil on teisi ärisid veel. et, et ega vahel ei pea see PE suhe olema ka eks ju siin, ma ei tea, kuskil alla 10 või ühekohaline, sest noh, need võivad ju ka väärtuslõksud vahel olla, et minu arust ka Pahvet on ju öelnud, et liiga kiinduda ei saa sellesse, et kui on hea asi, siis tuleb nagu osta, et kes jälle sellist dividendi aktsiat nagu otsib, et võib-olla pikemas perspektiivis nad ikkagi nagu jätkavad, et kuigi siin praegustel perioodidel see dividendi suurus võib olla nagu varieeruv, ja võib-olla, kes siin noh, praegu nagu suhteliselt nagu sellised kallimad ettevõtted on nagu Tallinna Vesi, Tallinna Sadam, et noh, jah, paljude jaoks on nad ju läbi aja olnud sellised turvasadamad, et noh, minu meelest Tallinna Vesi sai oma Konkurentsiametiga oma suhted korda saanud, et ma ei saa aru, et järjest ikka kinnitatakse neid vee hinna tõususid
kas Tallinna Sadamal ka mingi insider ei ostnud just osakuid juurde või? Vist isegi oli niimoodi, jah, ma praegu peast ei mäleta, et aga kuskilt midagi kangastub, et ja noh, Tallinna Sadam, ma arvan, on ka kohandunud ja noh, Tallinna Sadamal küll minu meelest oli see üks Botnicaga seotud niisugune ühekordne äritulu, nad seal mingi kindlustusrahasid said ja nii edasi, et see võib-olla natuke mõjutab seda pilti, aga noh, sellised et turvasadamad on endiselt nagu olemas. ma vaatan, aga et noh, kui sadama seda aktsiahinna ja bilansilise väärtuse suhet vaadata, siis iseenesest on ju üsna atraktiivne, 0,82. Jah, noh, eks sellised infrastruktuuriettevõtted, neil on palju põhivara. et, et see on võib-olla jah, ka niisugune omapära sellel PP näitajal. ma vaatasin, et Eftenil on ka tegelikult päris kõrge see B suhtarv, et investorid on ikka nõus ostma. Nojah, muidugi Eften vist ta erineb nagu ülejäänud ettevõtetest selle poolest, et ta oma dividendi ju jaotab selle põhjal, kuidas ta raha teenib. Et kui palju nad sealt üürlepingutest teenivad ja kui võlad on tasutud, eks ju, sealt minu meelest 80% lubatud ära jaotada, et noh, suhteliselt kindel mäng. Et ma arvan, et paljud teda selliseks võib-olla selliseks kasvuettevõtteks ei pea, aga sõltuvalt, kuidas see portfell laienema hakkab, milliseid tehinguid tehakse, et minu meelest nad sinna just selle fondiga on sinna vanadekodude teemale ju läinud, et noh, mis neid finantseerinud, et mis ju vist on demograafilist olukorda vaadates selline kasvav eri, et aga noh, aga kui sa kokku siit, võtta, jah, kas võib-olla sa kui siit kokku võtta seda võib-olla minevikuvaadet, et siis ma pean tunnistama, et tegelikult oli ju päris palju ettevõtteid, kus viimase aasta jooksul kogu tootlus on päris kobe, et kui ma siin vaatan kokku, noh, kui meil vahel see 10 või 12%, mis siin osadel ütlevad, et seda tahaks nagu saada, et oleks ühe aastaga pooltest ettevõtetest Balti börsil kätte saanud, et kui niimoodi üldistada, et ma selles mõttes nagu ja päris kopsakaid dividendimakseid on ka tulnud. Ma arvutasin huvi pärast kokku ka niimoodi summaarselt, et selline ennustatav dividendimaksed kokku, kui kõik dividendid on välja makstud, on selline 535 miljonit eurot, mida siis meie ja investorid või noh, mida investorid siis välja võtavad, et umbes 10% suurem kui aasta varem. Nii et selles mõttes väga tublid. Dividendimaksed on meie börsil olnud. Noh, kui nüüd tekib küsimus, et kas see dividend siis nagu jätkub, et noh, nagu ma siin ka tõin nagu ühe näite, et ma ei tea, Tallinki puhul ma näiteks selles nagu kahtlen. Ma arvan, et päris paljudel ta ikkagi jätkub, et ma käisin läbi need dividendipoliitikad ka, et ainult 9 ettevõttel ei ole dividendipoliitikat. No kahel lisaks on ta siin üldsõnaline, et seal väga mingit numbrilist lubadust ei ole, aga suurel valdaval enamikul on ikkagi suhteliselt konkreetne dividendilubadus olemas. Jah, mõnedel on ta väga lihtsalt arusaadavalt sõnastatud, et ma ei tea, 70, 50 kuni 70% puhaskasumist või vähemalt 20% on muidugi jah, sellise ümmarguseme. Aga nad on nagu olemas, et ikkagi, kes nagu dividendi otsib ja arvestades, kus me oma majandustsükliga pikalt olnud oleme ja pigem on ju siin olnud selliseid märke, et eksport paraneb ja selline kohandumine on toimunud, et siis ma ei kujuta ette, et nagu hullemaks enam minna vist ei saa, et kui see üldse jah, hull kui on, see, mida ma just kirjeldasin. muidu ju mõtled ikka, et mõtled, et Balti börsi puhul sa lähedki ostad on ju dividendiaktsiad on ju, et see kapitali kasvu saad sealt USA turult ja paned oma raha sinna, siis kui vaatad seda tabelit, siis see kapitali kasv on ikkagi meeletu olnud selle mõõtehetke põhjal. Jah, aga noh, ega me peame silmas pidama, et ega see kapitali kasv on ka paljuski olnud ka sellest, mis uudised nüüd ettevõttel nagu olnud on.
ja mida nad teinud on, et ega me seda ju ette ei tea, eks ju, noh, börsireeglite järgi, et ega siin ju tuleb infot nagu hoida. Et jah, Merkol on ta siin olnud võib-olla selline väljateenitult ja nagu sõiduvees, aga jah, et see on ostetud nagu tulevikku, et noh, et laias laastus ju see aktsia hind kujuneb sellest, mida ettevõte ise teeb, milline on see makrokeskkond ja siis kolmandaks, mis investorite peades toimub, mis see sentiment on, mis emotsioon on, et kõiki neid ette näha on ikka nagu päris keeruline, et seetõttu ma alati jah üllatun või noh, alati nagu selles mõttes nagu keegi küsib, kuule ütle, mis see kõige parem aktsia on hetkel kuskil saunas, et kuhu ma võiksin oma raha panna, siis pidades loengi ära, et kas sa üldse peaksid ühte aktsiasse oma panema, et ei lähe vahel väga alati sauna jutuks nagu, et kuigi ma saan aru, et teie kolite ka varsti sauna vähemalt mingiks saateks, et jah, saame ära proovida, aga no vähemalt nüüd sul on vastus olemas, et sa saad konkreetselt ei saa soovitada, ütled, näe, mul on siin tabel ja selle põhjal jah. saad ise oma otsuse teha. jah, no kui nüüd nagu vaadata, et võtame siis ikka noh, kui võtta ette need noh, kasvõi siis selle viimaste näitajate põhjal, et mis on sellised noh, kus ikkagi suudetakse nagu kasumlikku äri teha, mis on ju börsiettevõtete üks ootuse, et nad on ju ka selle Tammode-Ranni elutsükli järgi, eks ju, et nad on jõudnud selle küpsuse faasi, et kui ma siin praegu need välja filtreerisin ja kui siia kõrvale nagu vaadata, jah, nüüd siis vaadata, et mis siit nagu suhteliselt odav hetkel on, et ja siis nagu püüda vältida nagu neid väärtuslõkse. Et noh, siin nagu ma välja tõin, et noh, kõige odavam on pigem siis kogu praeguse sentimendi juures see Silvano, et ega ta noh, ütlesin, nagu ma ütlesin, et jah, pigem siis, kes natukene tahab hasartmängulusega Loteriid tegeleda, mängida. siis loteriid mängida, et ei tea, kuhu suunda see läheb, et siis tegelikult on päris odavalt see võimalus ju olemas, et aga jah, aga kuna dividend ei tule, et või tõenäoliselt ei tule, et siis jah, edasine kapitali kasv minu meelest nagu küsimärgi all. aga noh, nagu siit näha nagu niimoodi üldpildis, et ka isegi Merko, noh, nende näitajate juures ja selle sõidu juures, ta on endiselt praegu suhteliselt odav. Et noh, kui siin ajalooliselt ikkagi need B-näitajad ka meie börsil on olnud siin 12-13 kandis keskmiselt ja teistel turgudel isegi kõrgemad, et nad on endiselt nagu suhteliselt soodne. Ja ka kui sa siin nagu pangandust vaadata, et ega ka noh, LHV uus juht on nüüd olemas, eks ma kujutan ette, et jälle saab huvitav olema jälgida, et kuidas need tema sõnavõtud, kui radikaalsed need saavad olema, et mis stiili ta hakkab nagu viljelema, et kas ta lööb ootused ülesse, et kui selle peale mängida, et ta lööb ootused ülesse ja lubab, ma ei tea, lisaks Inglismaale ei tea, kuhu veel laieneda või kuidas nagu rattad juurde panna, ütleb, et 3 aasta jooksul juhtub see ja 5 aasta jooksul juhtub see, et ja kui turg seda usub ka, no siis on ju kõik alused loodud, et ma ei tea, aasta pärast sama kokkuvõtet tehes näeme siin ilusaid numbreid, sest noh, see ei ole veel see aeg, kus veel oodatakse, et need lootused täidetud on. et ja noh, tegelikult Coop Pangal kordub ju sama asi, et seal on ju ka uus juht tulemas. tema puhul me veel ei tea, eks ju ka, kes see on, et see toob seda pangandusse siia selliseid huvitavaid tuuli, et kes sellistele aspektidele nagu mängivad, et kusjuures ma eile kuulasin seda intervjuud, kus LKV uus või tulevane juht siis rääkis, siis ta ridade vahelt võis lugeda, et ta vihjaski justkui sellele, et kui Eestis oleme proovinud ja UK-s oleme proovinud, et miks mitte katsetada ka mujal, et sihuke vihje käis läbi sealt, et mul jäi see küll kõrva. et nii, et vaatame, mis see ametlik nagu siis tulevikuvisioon sealt tuleb. pangandus on minu meelest selles mõttes üldse huvitav valdkond, et see on nii ärareguleeritud või noh, ma ei tea, sa Taavi võid mulle vastu vaielda, aga mulle kõrvaltvaatajale tundub nagu isegi kohati ülereguleeritud nagu, et
et kui neil tuleb ka see, ma ei tea, lubadus annavad välja, et me läheme veel 3 turule või 1 turule, siis kõik need paberid seal korda ajada, et nad sinna lõpus kohale jõuavad, et see võib ikka olla nagu päris muljetavaldav pikk protsess nagu, et nii et seetõttu neid ootusi nagu annab kruvida nagu päris pikaks ajaks. nojah, eks see oleneb jah, et mis turule ilmselt minna, et kui minna siin Euroopas on ju kuhugi, siis seal on vist mõnevõrra lihtsam see, kuna sa saad mingisugused asjad vist ühest riigist teise üle viia. muidugi jah, kohapeal sa pead mingid tegevused tegema, et aga noh, ma arvan, et see LHV sugusele pangale ülemäära raske pole, aga eks see ikkagi võtab mitu aastat tõenäoliselt aega, alates sellest hetkest, kui sa selle otsuse teed, on ju, kuni selle hetkeni, kui sul, ma ei tea, esimesed kliendid tulevad juba, et noh, LHV puhul on muidugi see miinus, et nad on noh, toimetavad ju Eestis ja UK-s nagu IT mõttes eraldi platvormide peal, ehk siis nad ei ole enda süsteeme arendanud niimoodi, et ühe uue panga lisamine on lihtsalt kuskil andmebaasis konfi muutmine on ju, et võrreldes näiteks, ma ei tea, Bigbankiga, kus uue riigi lisamine on tehniliselt on hästi lihtne, et need pangad, kes on nagu ühele turule keskendunud, nendel on see oluliselt raskem ja kallim, et see on nagu nende miinus. Integratsioonid, ma mõtlesin just seda, et ega noh, ütleme nii, et uuele turule minek võib alati toimuda kahte poodi, et sa jah, üks on see, et sa ise alustad nullist, aga LHV-l ju tegelikult praegu oleks ka võimekust ju kedagi ära osta. just, jah. Et jah, okei, siis on ka IT-süsteemide integreerimine kindlasti niisugune peavalu kuubis, aga oma olemuselt saab ikkagi äri püsti panna ja noh, minu kogemusel ka need omandamised, ülevõtmised, et neid tehakse nagu kahtepidi, et osad ostavad sellise nõrgukese ja odavalt ja siis putitavad ta ülesse ja teised ostavad natuke kallimalt, aga toimiva ettevõtte, et ta päevast üks teenima hakkaks. et minu meelest, kui LHV-l nagu jah, ressurssi, teadmisi, kogemusi ja edasi, et äkki võiks nagu šopata natukene, et ja Eesti turul on nad ju ka piisavalt suur, et nagu kokku kukkuda. Ja üks asi, mis mul veel praegu LHV-ga meenus, et üks uudis oli ju see, et nad lubasid veel dividendi sellel aastal vist. jah. Või vähemalt aga nad kas, ütlesid, et kuidagi tegutsevad selle nimel, aga see oli muidugi lõpetava juhi veel lubadus, et aga kas see mõte polnud see, et nad hakkavad hoopis aktsiaid tagasi ostma? Et kas nad ei kaalunud dividendi või aktsiate tagasiostmist? igatahes mu mälusoppi kuskil jäi, nad lubasid veel investorile raha ja siis mul natukene tekkis see mõte, et huvitav, et miks nad nii teevad, et miks nad ei shoppa endale kuskile mujale, et äri nagu edasi arendada, minu arust oli ka see, et nad peavad saama nõusoleku Euroopa Keskpangast, et seda dividendi maksta ja eks nad jah, ilmselt otsivad selle rahale kohta, et siis saab selle roe näitaja paremaks, on ju, kui seda omakapitali on vähem, on ju. aga jah, ma arvan, et ju nad ikka selle nõusoleku saavad. ma usun ka, et need pabereid vormistada oskavad, aga Paavo, kui sa neid ettevõtteid vaatad, kas sa näed mingid ettevõtted, mille hinnatase tundub sulle nende fundamentaalidega võrreldes ka liiga kõrge üldse? me võime ka jah, nagu teistpidi vaadata, et võtame siit, ärme siis negatiivseid võta. Võtame siis neid suuremaid siit. Et noh, ega me näeme, et noh, lihtsalt Tallinkil ei ole praegu seda, noh, matemaatiliselt ta tuleb selline üüratu arv, et seetõttu siia ei saa nagu kinni kiiluda. noh, Harju Elekter on selles mõttes ka ettevõte, mis on ju siin või üldse need tööstusettevõtted on olnud ju sellise kõikuvad finantstulemustega, et Harju Elekter on vähemalt siin öelnud, et nendel tellimusi nüüd jagub jälle. Et kui see nagu niimoodi on, siis tegelikult neil on siin kõvasti potentsiaali nagu oma tasuvust tõsta. Et kui nad sellega nagu hakkama saavad, et võib-olla kui see jutt nagu, sest noh, Tuurik sellest jutust nagu kinni haaranud ei ole, erinevalt mõne kinnisvaraarendaja puhul, et noh, võib-olla ka see, kui sa midagi ära ostad, on niisugune reaalne asi, eks ju, kinnisvarast saab meie investor, eks ju, rohkem aru kui mõnest tööstusettevõtte tellimusest.
või võimalikest tellimustest, sest noh, vahel Harju Elektril on seda kuvandit nagu tekkinud, et see tuntud finantsinvesteering nendel on, et kui sellel läheb hästi, et siis läheb Harju Elektril ka hästi, aga las nad ikkagi teevad ise oma tulemused, et ta võib selles mõttes nagu üllatada, et börs reageerib siis, kui nad tulevad mingite heade tulemustega välja ja teevad seda nagu, hakkavad siis ühel hetkel taas nagu järjepidevalt tegema, et ta võib olla selline natuke, kuidas öeldakse, lihvimata pärl siin kontekstis, et sest üldiselt majandusteooria kohaselt tööstusettevõtetel, kui majanduskasv tuleb, eks ju, läheb paremini, tellimusi tuleb hoogsamalt, et nemad võidavad see on sellest. võtmeküsimus, et kas see majanduskasv tuleb või ei tule. Just ja noh, ega ainult Eestist ei piisa, eks ju, et kuidas ka siin regioonis see kõik läheb, et nii et selline üldine vaade siis, et kellel nüüd tõesti portfelli strateegiaga, eks ju, läheb kokku selline üksikaktsiate teema, et igaks rõhutame ka seda, et ja nad tahavad tõesti kas või oma elu esimesed üksikaktsiad osta, et siis siin Balti börsil võimalusi on. Tasub jah, kindlasti nagu kriitiline olla, kodutööd teha, aga karta kindlasti ei tasu. Et noh, nagu siin jah, ajalugu näitas, et viimase aasta jooksul siin geopoliitiliste pingete, USA presidendivalimiste ja muidu sellise masendusega tulemusi ju tehti täitsa hoogsalt ja midagi sellest jätkub minu hinnangul ka edaspidi, et dividendid kindlasti, kapitali kasvu on nagu suhteliselt keerulisem ennustada. aga mul on selline küsimus hoopis, et kui meie kuulajate seas on mõni investor, kes varem ei ole, ütleme, fundamentaale niimoodi hinnanud, aga tahaks ka siis, ütleme, targemalt investeerida ja mitte teha seda YOLO investeeringut, et valida näpuga siit paar aktsiat, kellest kõige rohkem räägitakse, et millised, ma ei tea, 2-3, ma ei tea, suhtarvu olla võiks, et mida nagu kindlasti võiks vaadata enne kui see nii-öelda investeerimisotsus teha. noh, muidugi muud asjad peavad ka paigas olema, aga ütleme suhtarvude mõttes, et mis oleks need 2-3 tükki algajale, et mida nagu võiks siis vaadata esimeste seas. jah, võib-olla enne seda ta veel võiks teada, et mis tal, äkki tal endal on mingisugune, mingist valdkonnast mingi teadmine, mingi tegevusala, mis tal näiteks endal on professionaalne taust, mida ta paremini teab, et noh, kui ta ongi ehituses või kinnisvaraarenduses, siis ta teab seda poolt paremini või jaekaubanduses, siis ta teab seda poolt paremini või panganduses siis seda poolt, et kas tal on mingi unikaalne teadmine, sest mida ka tavainvestoril ei ole. Aga üldiselt noh, esimene kombinatsioon, mis ära tehaksegi, ongi oma kapitali tasuvus ja aktsiahinna ja kasumi suhtarvu selline võrdlemine, et kas noh, niimoodi piltlikult öeldes, kas midagi head on nagu odavalt saada ja kui on odavalt saada, siis aru saada, et see ei ole väärtuslõks. Et tegelikult ikkagi seda kapitali kasvu sealt ei tule või teine pool ikkagi, et noh, et kui ma siin nagu võrdlen, aga äkki lähen ikkagi võlakirja, et mida ju pakkumine on ka tulnud ja ma siiralt loodan, et see jääb, et see ei ole selline buumiteema, et see võlakiri instrumendina siin turul nagu kinnistub ära. Aga noh, võlakirjaga on see, et see on nagu binaarne, et saad selle nominaali kätte või jääd rahast ilma, kui ettevõtte külili käib selle perioodi jooksul, et siin on tegelikult nagu mänguruumi nagu rohkem, et ma usun, et ühel hetkel see taas nagu avastatakse, et noh, nagu Skandinaavias on nagu juba põlvkondade kaupa tehtud seda aktsiaportfellide ülesehitamist. aga mis sa, ütleme, sellest arvad, et kui nüüd Balti turul üldse nagu investeerida, et kas siin peakski siis pigem ikkagi stock pikkima ja otsima, ütleme, paar üksikut ettevõtet või kui näiteks, ma ei tea, oleks olemas Balti indeks või kui ise ehitada Balti indeks, et oletame, et sul on nagu piisavalt kapitali, et need teenustasud nagu ära tasuks, et kas oleks mõistlik nagu passiivselt nagu osta kõike, on ju, mingi, ma ei tea, turukapitulatsiooni järgi või siis pigem ikkagi otsida need paar pärlit, hoida neil silma peal ja siis nagu neile panustada, et kumb see õige oleks nagu Balti turul sinu hinnangul?
Üheks selle indeksiga kindlasti ma arvan, et seal tasuvused on, kõikumised on madalamad seal tasuvuse juures oleksid. Noh, nagu me ise siit ka nägime, et ega see aastapilt on ikkagi suhteliselt skisofreeniline ju, et -54-st pluss 116-ni, ma ei tea, indeksis piltlikult öeldes saadki oma nulli kätte, eks. Et elu näitab või noh, selle koha peal, et kui mingi osa, kui sa tahad ikkagi aktiivne olla ja ka natuke oma kätt proovida, ajusid kasutada, kui see on sinu profiil, eks ju, kui me niimoodi vastutustundlikust investeerimisest räägime, et mitte, et kõik peaksid seda tegema, aga osadele inimestele sobib see. Ma tahan analüüsida, see on minu teema, eks ju, et mõndale meeldivad hoopis spordiennustused, näiteks teevad, eks ju, seda. Mina tahan aktsiateid analüüsida ja aktsiatega möllata, siis tegelikult ja leiab siit Balti börsilt need pärlid kätte küll. aga kui sa peaksid välja tooma, ma ei tea, paar riski, mida investorid võiks siis järgmise, ma ei tea, aasta aja jooksul silmas pidada, et kui me vaatame intressi, on ju, et intressid pigem nagu langevad või siis on saavutanud selle tsükli nagu langetamistsükli nagu lõpu, suhtarvud on suhteliselt ka okeid, et ei ole midagi justkui ülehinnatud, et aga mis need, ütleme, ma ei tea, luiged olla võiksid, mustad luiged, et mis ikkagi keeraksid selle, ütleme, kasvu siis allapoole või muudaksid sentimenti veel negatiivsemaks, et oskad sa, ma ei tea, mõned riskid välja tuua, mida silmas pidada? No minule jah, endale üldse ei meeldi, ma ei tea, siin majanduse tulevikku ennustada, sellepärast et minu peas on nagu see, et see kõik sõltub geopoliitilistest pingetest ja poliitikutest viimasel ajal nagu, et siin vahel nagu seos nagu noh, mingi loogikaseosed nagu puuduvad nagu, aga ma olen nagu näinud, et nagu turg kohandub nagu kiiresti, et noh, ka siin USA-s on ju ka näidatud, et siin aprillis on ühtepidi ja mais juba teistpidi ja et mis tegelikult näitab, et jah, poliitikud suudavad ka selliseid võimalusi nagu luua. Ma ei usu, et ma arvan, et Balti börsil võib siin probleeme tekitada ikkagi see jälle, et kui mingisugune jälle mingi must luik kuidagi kuskil juhtub midagi mingite tarneahelatega või kui mingis pangas mingisugune jama peaks välja tulema, et kedagi ähvardatakse mingi suure trahviga või mingisugune et kui mingisugune selline teema nagu välja tuleb, et noh, ega poliitikud ju meil siin vist nii palju üllatada ja mõjutada seda ei suuda, et noh, ettevõtja asi on ikkagi kohanduda, et noh, kui sa oled ettevõtjaks või ettevõtte juhiks saanud, et ega sa hakkadki seda langevarju siis ehitama, kui sa oled sealt lennukist alla hüpanud, et see on ikkagi selle elustiili osa, et ettevõtjad on kohanduvad ja nagu näha, et ega peab ka noh, nagu siin ka oli näha, et ega ka osadel börsiettevõtetel läheb raskeks, et ega see ei tähenda seda, et sa juba börsil oled, nüüd on kõik hästi ja võib-olla, mis see õppekoht on ka see, et kui ma ei tea, ikkagi kuskil õpikutes räägitakse, et noh, see ülim eesmärk on jõuda nagu IPO-ni, siis tegelikult ikkagi börsilt lahkutakse ka, et see ei ole nagu see, et kus nagu rahastamise pool nagu otsa saab, et see on täiesti normaalne, et börsile tullakse ja ka börsilt lahkutakse, et jah, küsimus on see, mis tingimustel, et kas osadele jääb kakamaitse suhu või siis mitte, et juhtumeid kindlasti võib erinevaid olla. aga noh, nüüd ju kõige lähem ongi Enefit Green, kes meil börsilt lahkumas on, kelle sul tabeli peal, kui likviidsust vaadata, siis neil oli päris suur likviidsuse hulk ka, mis tänu aktsia lahkumisele nüüd ära kaob, et kui suur oht see meie Balti turul üldse on, et sihuke suur ettevõte tõmbab oma likviidsusega siit minema, et aga loodus tühja kohta ei salli, oli näha ju, kuidas kõik oma võlakirjadega kohal olid kõpsti. Kui see Enefit tuli, osad ütlesid ausalt välja, et tegime sellepärast nüüd kiiresti, et tuli see uudis, et muidu oleks aega nagu kauem olnud, et jah, et Enefitile kindlasti nad aitasid meie investeerimiskultuuri parandada, eks ju, tõid selle kogemuse. jah, ma arvan, et on päris paljud, eks ju, kes pihta said, mis ajal meie siin kõik maha müüsime, eks ju, et eks siis õppimiskogemus nagu igas mõttes ja see võib-olla oli ka hea näide ikkagi, et noh, ma siin ka enne rõhutasin, et noh, et inimese portfelli saab võib-olla 3 Balti börsi aktsiast koosneda kogu portfell. noh, ma pean ikkagi silmas, kui see portfelli suurus on vähemalt 5-kohaline.
et meil eesti keeles on ikkagi piisavalt raamatuid ilmunud ja igasuguseid podcast'e tehtud, eks ju, kus seda sellisest portfelli juhtimisest ka räägitakse, ja te ise olete tänuväärt tööd sellel teemal teinud, nii et potentsiaali endale korralik portfell üles ehitada, kus soovijatel on ka mõned aktsiapositsioonid, on igati okei. aga kas sa ise näeksid mingit aktsiat, mis hetkel ei ole turul, mis võiks tulla? Oskaksid sa midagi pakkuda? No küsimus on alati siis selles, et kas mõni riigiettevõte võiks börsile tulla, et kas siis kas, kas siin näiteks käib eelmäng Eesti Posti turule toomiseks või kas Eesti Energia võiks ka turul olla, nagu siin Leedu Energia ehk siis õige nimega Ignitis on, et noh, see on alati jah, selline poliitiline otsus, et mina arvan, et Eesti elanikud võiksid sellest kõigest osa saada. Aga loomulikult need ettevõtted peaksid olema ikkagi siis tõesti sellises staadiumis, et nad on nagu börsiküpsed, et noh, et kui siin riik kotib postiteenusega seda Eesti Posti ja siis teeb tuupi, et miks te seda siis miinusega teete, et mis sest, et me ei luba teile hinda tõsta, et noh, et kus siin see loogika nagu on, et sellist jama muidugi jaeinvestoritega ei tasu nagu koos teha, et ikkagi need madinad peaks siis iseseisvalt nagu maha tegema, aga noh, ka siin meie enda portfellist ju Liven ju vist ka pikalt siin planeerib ja on siin võlakirju märkinud. Ja noh, ma pean tunnistama, ma ei tea, kas see oli nagu sihitud küsimus, aga kindlasti noh, ma arvasin, et midagi ootuste kohta küsimus tuleb ja noh, tasub mõelda ju suurelt, et noh, see Bolt võiks ikka ära tulla ju. Balti börsile ka, et ma kindlasti ei tule ainult Balti börsile, see oleks eks naiivne loota, või padunaiivne loota, aga nüüd saabki huvitav olema nagu villikutele väike nagu pressing peale, et kui palju siis ärimeestel siis seda kodubörsi sellist nunnut lembust on või nad on ikkagi ärimehed ja kapitalil ei ole rahvust, et saab nagu paras paradoks olema ja huvitav näha, kuidas nad seda kommunikeerivad, aga no Bolt võiks ikka ära nüüd tulla, mis nad ikka ootavad. aga kui nad tulevad Tallinna börsile juurde, kas see on siis niivõrd kallis tulla kahel erineval turul börsile, et seda ei tehta või on siin mingisugune, see peab olema vist ju nii-öelda finantsiline dilemma ainult või on seal mingisugune veel juriidiline siis probleem, miks mitte tulla nii, ütleme siis, ma ei tea, kas Stockholmi või USA börsile ja siis Eesti omale? No ma arvan, kui nad nüüd tõesti Balti börsi kaaluvad nagu, siis see on pigem ikkagi selline mingisugune, jah, tahavad Balti börsile head, et neil ei ole mitte mingit vajadust siia tulla, et kui nad kahest noteerimist teevad, et siis need võivad kaks mitte Balti börsi olla, aga noh, juriidiliselt lihtsam on nagu ühel olla, aga jah, kuidas nad siis hindavad nagu, et kuidas nad seal börsil ennast käima tõmbavad ja nii edasi, et vahel seal erinevatest kohtadest seda raha küsida on nagu mõistlikum ja juriidiliselt elab üle, jah, no aga jah, ma ei tea, viskame ikka kinda, et ma ei tea, jah. Ma ise arvan, et jah, ma ise loodan, mingi lootus on, et nad ikka tulevad, et siia Baltikumi ka. no võiks ju tulla ikkagi, et kodumaa ja see annaks Balti börsile päris palju, ma arvan, niisugust tähelepanu ja likviidsust juurde, mida tegelikult meie aktsiaturul hädasti vaja oleks, et võib-olla saadaks sõnumi teistele ka, et siia tulla. Jah, no nendel saab kindlasti olema jälle põnev kommunikeerida kõike seda, noh näiteks ma arvan, et kui kuskil kommentaariumis tõmmatakse kohe käima, et mis asja, et see ettevõte on ainult kahjumis olnud, et jälle hakatakse lollidelt raha ära võtma või. Et see, noh, ega meie finantsaruannetest ei tule ju välja, kui palju kulusid tehakse äriarenduseks ja kui palju jooksva äri ülalpidamiseks. Ehk siis selles tõttu ei saa võib-olla ka ette heita, et niimoodi nagu arvatakse, aga noh, Bolti kommunikatsioonist olen aru saanud, et nad lihtsalt arenevad nii kiiresti, ja kõiki kulusid ei saa kapitaliseerida bilanssi raamatupidamise reeglite järgi, et neil ongi keeruline jah, lihtinimesele seda asja nagu selgitada, miks peaks nagu üldse Bolti investoriks hakkama, see on üks koolitamise ja sellise teadliku investori teema, aga noh, mis ägedam saaks olla ühel asutajal, kui veel, ma ei tea, suur osa elanikkonnast veel saaks piinsilisa ka tema poolt,
riigi poolt seda nagu jah, kuigi indekseerimised jätkuvad, aga ega need pensionid, riigipensionid jäävad ikka madalaks. Need Hiinas on välja visatud, et kui nad meid kuulavad, siis parem oleks, et tuleks Balti turul ka asi tehtud. Nii et teemaviide OTR Kinnas. Jah. Aga sellega jõuamegi tegelikult meie viimase vooru juurde, milleks on meil kiirete valikute voor. Pakun sulle 2 erinevat varianti, Paavo, ja võid valida neist ühe, võid ka anda kerge selgituse, miks sa valid emma-kumma siis. Ja ma arvan, et hüppamegi kohe selle juurde. LHV või Artea pangas, kumba juurde lühiajalise, ostaksid? lühiajalise vaatega kindlasti Artet. Puhtalt selle pealt, et juhtkond on muutunud, nad ostavad aktsiaid tagasi või veel mingitel põhjustel. Jah, Siis kas Tallinna Sadam või Baltic Horizon Fund, kumba fundamentaalselt tugevam ost võimaliku põrde ootuses? pean tunnistama, et ma Baltic Horizonit ei ole üldse nagu enam mõnda aega jälginud, et meie oma suhte lõpetasime siin mõned aastad tagasi, ta oli minu nimekirjas või investeeringute hulgas ka, et ma seetõttu ei oska hinnata, aga sellisel juhtumil siis Tallinna Sadamat. Aga Rootsi pangad või Leedu pangad, kumba eelistaksid enda portfellis hoida? Kui stabiilsust otsiksin, siis Rootsi omad, osad ju neist saavad meie käekäigust ka osa. Kui äkilisust otsin, siis Leedu. Kas pangandus või kinnisvarasektor Balti börsil, millise sektori kasvupotentsiaal tundub sulle täna kõige suurem? Ma arvan, et pikas perspektiivis, kinnisvara sõltub nagu sellest, saab üldse nagu huvitav olema, et noh, kui palju nad igasuguseid hankeid ja kogu seda poolt võidavad ja ma ei tea, et kas lisaks Poola ehitajatel on Eesti ehitajad ka kohal, kui Ukrainas saab üles ehitama hakata. Et noh, see oleks tegelikult minu meelest nagu üldse eraldi teema, et mis need võimalused sellega nagu üldse kätkevad, et kui ühel hetkel loodetavasti ukrainlased hakkavad endale saama uusi teid, uusi eluasemeid ja kogu seda poolt, et ma loodan väga, et meie kinnisvara või noh, meie ehitajad ja arendajad ja kõigil sellel nagu pilku peal hoiavad, et noh, olles ise ka 2 aastat Ukraina turul töötanud enne seda, et ma siiralt eeldan, et see tegevuskeskkond on seal mõistlikumaks läinud, seda korruptsiooni on seal maha tõmmatud ja ikkagi üks börsiettevõte saab sinna minna niimoodi, et jäävad asjad tegemata sellepärast, et ta õiget inimest ei määri. Et kui see kõik niimoodi on, siis ma tegelikult arvan, et siin ehitajatel, arendajatel potentsiaali on. jah, kuigi noh, ka räägitakse, et ehitushinnad on ju Eesti turul võivad päris palju kallimaks minna kui ütleme, kõik need alltöövõtjad, kes kasutavad ukrainlasi ehitajatena siin, need peaksid Ukrainasse tagasi ehitama minema, siis ka siin need sisendhinnad tõusevad päris korralikult, mis hakkab ettevõtete kasumeid jällegi teistpidi ära sööma, et saab põnev olema, et mis juhtub, kui see sõda läbi saab. Just. Siis kas rahavooutulu või kapitali kasv, kumb on sulle olulisem, et ma saan aru, et sa natuke kapitali võtsid välja, et sissemaksu teha, aga jah, no siis kokkuvõttes jah, seda ma revideerin küll jooksvalt neid jooksvate sissetulekute maksjaid, aga ma otsin ka kapitali kasvu. aga kui sa peaksid sealt kogu oma portfelli nüüd nullist uuesti hakkama ehitama, kas sa ehitaksid selle puhtalt ainult kapitali kasvu peale või pigem vaataksid puhtalt rahavoogu? Kui ma oleksin ütleme nii, et ma alustasin ju investeerimisega aastal 2006. Et kui ma, noh ja siis mul oli ainult, eks ju, aktsiad ja siis kuidagi ma ikkagi läksin fundamentaalselt hästi tugevate ka nagu dividende maksjate suhu, et ma arvan, et ma nüüd selle praeguse võimaluste teadmiste puhul noorena alustaksin kapitali kasvu otsimisest. Aga tänaste teadmiste põhjal ma tean, et see aja jooksul järjest rohkem konverteerub dividendi või intressi pakkuvateks instrumentideks.
jah, eks ta võib ka nagu lainetena käia, et üks hetk otsid rahavoogu, teises eluetapis mõtled, et kapitali võiks rohkem olla ja siis võib-olla jõuad jälle rahavoo juurde tagasi ja Ja siis võtad vahepeal midagi välja ja siis. jah, eks ta niimoodi käib. Kas, kui seda vabakapitali siis on, kuhu sa seda paigutaksid, kas Eesti Energia võlakirja või rahaturufondidesse? No ütleme nii, et ma olen natuke selline riskialtim, kui need mõlemad instrumendid et tegelikult vaataksid nagu midagi muud. Aga nendel juhtumitel Eesti Energia võlakiri ju, miks mitte. No see on väga põnev, et kuhu sa siis paneksid selle vabakapitali? See on ju põhiküsimus minu arust investoritel, et kus seda hoida, et saada mingisugust likviidsust ja mingisugust intressi. Noh, nagu ma siin praegu välja tõin, mis mulle silma hakkasid, et kui ma siit Balti börsi nagu vaatan, et siin olid need finantsvahendajad ja noh, ajalooliselt pole ikkagi midagi muud olnud, et eks mingitest tehnoloogiainstrumentidesse kasv tuleb, et mingid sellised fondid. Aga kas pigem, kus sa näed paremat riskitootluse suhet, kas Balti võlakirjades või Balti dividendiaktsiates? Noh, see võlakirjade pool on meil siin veel natuke selline algeline olnud, et ajalooliselt ei oska öelda, et siin ju päris erineva taustaga ettevõtted on neid võlakirju toonud, et ma arvan, et need dividendiaktsiad on nagu selles mõttes nagu tunne ütleb, et riskivaba, vähema riskiga. jah, no nagu sa ka enne välja tõid, et võlakirjade puhul sul see upside on käinud see intress, võib-olla seal ütleme 6 kuni, ma ei tea, 11% juures, aga negatiivne pool on see, et sa võid kogu kapitali ära kaotada ja dividendiaktsiate puhul sul on küll see dividendi tootlus, aga lisaks on ju kapitali kasvu, mis Merko puhul on ju siin üle 100%. Ja lõpetuseks, kas 2025. aastal annab suurema kogutootluse Balti börs või Nasdaq 100? No vaadates seda aasta algust, no teeme panuse Balti börsile. Jaanuaris vaatame. Oskad pakkuda mingisugust numbrit ka? Palju võiks olla? Ma arvan, et teeme siis niimoodi, et rohkem kui siiani. Väga õige. Kuule, aga super, sellega said meil küsimused tehtud. Väga tore oli vaadata neid kinnisvara ja erinevate dividendiaktsiate tootluseid ja numbreid ja analüüse üle, et minu arust kodubörsil on alati päris huvitav jälgida. Noh, kodubörs on jah alati nagu lihtsam, eks ju, selle infovälja mõttes. Võib-olla kuna OTR-il on siis ka selline oma kogukond ja siis võib-olla, kes tahavad natukene rohkem numbritesse süveneda, et ma olen neid andmeid nõus ka OTR-i kogukonnaga jagama, et siis te saate siis kogukonnale anda ja lisaväärtust juua, et igaüks saaks ise läbi mõelda ja noh, näiteks soovi korral, kui me kohtume, ma ei tea, investeerimisfestivalil kogukonnaga, et siis öelda, et millega ta nõus on, millega ta ei ole nõus ja miks te sellest ei rääkinud, et sellest oleks pidanud rääkima, et see on ka kõik alati mõtted teretulnud, sest investeerimine on selles mõttes huvitav valdkond, et siin ei ole nagu ühte õiget vastust, et siin on mitmeid võimalusi. Ja see ongi äge, et saad ühe idee välja põrgatada, siis sul tuleb keegi teine põrgatab risti vastupidise idee, ja läbi selle saadki katsetada, et kas sinu idee peab vett või ei pea vett. Ja nii need ideed ja asjad tulevadki ju. Aga aitäh siis kõigile kuulajatele, aitäh Paavo, aitäh Jake. Oli tore. Ja, järgmise korrani. Tšau.